Tere head inimesed! Täna on mul hea meel näidata teile uut Grand Cherokeed. Kui nüüd päris aus olla, siis ta tegelikult päris uus ei ole, sest tegemist on siiski faceliftiga, aga liftitud on siin nii palju, et põhimõtteliselt tundub see kui täiesti uus auto. Esiosast hakkab silma kohe muutustena loomulikult see selline tuli, mis on nüüd saanud endale sisse väikese nurgakese ja siin on siis selline LED-riba, mis tava päevasõidu tulena põleb. Ja kui pimedaks läheb, siis läheb see ksenoon-tuli siin sees ka põlema ja hakkab kaugele näitama. Teise kuju on saanud ka see stange, mis on nüüd selline, natukene võib-olla edevamaks läinud ja siin all on siis selline suur ümmargune muna, mis on ka selline silm, mis siis aitab kaasa nii adaptiivsele kiirusehoidikule kui ka sellistele liiklusõnnetusi ära hoidvatele nüanssidele. Ma pean küll tunnistama, et kuigi see auto on läinud paremaks kui eelmine variant, siis eelmise välimus meeldis mulle natukene rohkem, sest ta oli natukene selline isasem või natukene selline, kuidagi nagu toekam. Samuti on ümber tehtud tagatuled ja siit on ära võetud natukene sellist konkreetsust ja nad on ka saanud sellised lainelisi jooni siia. Ja kui kaugelt vaadata, siis meenutab see Pajero Sporti, mida küll Eestis ei müüda, aga mida kuskil Aasia pool kõvasti näha on. Ja siis, et asi jõhkram välja näeks, on siia taha pandud 2 summutit, mis tegelikult annavad sellise hästi laheda feelingu ja välja nägemise sellele autole. Küljejoon on jäänud põhimõtteliselt samasuguseks, kui nüüd välja arvata need väiksed plastikkatted, mis tulevad kaasa Summiti nimelise paketiga. Jeep on selle mudeliga asunud taga otsima oma juuri ja selliseid väikseid Sense 1941 kirjasid leiab siit autost nii mõnegi koha pealt. Selleks, et mootorijuht kõik ilusti ära rääkida, võtan paberi appi, siin on numbrid peal ja siis ehk jääb mullegi meelde. Aga diiselmootorid on kõik 3-liitrised ja neil on 250 hobujõudu ja kui te arvate, et seda on natuke vähe, siis tegelikult ei ole, sest see kiirendab selle auto 0-100 7,8 sekundiga, mida on tegelikult täiesti piisavalt. Siis on saada bensiinimootorid, mis on 3,6-liitrised, 286 hobujõudu ja kui te tunnete, et sellest jääb natukene väheks, siis on teil võimalik valida endale veel 5,7-liitrine V8, mis on siis loomulikult vähe kangem ja kui ka sellest lahjaks jääb, siis 6,4-liitrine Hemi on ka see, mida te endale osta saate. Ja sellel on siis 461 hobujõudu, mis siis tõmbab selle peaaegu 3 tonnise auto 0-100 4,5 sekundiga. Üks kummaline lugu on see, et kuigi see auto on 4,8 meetrit pikk, on siin taga üllatavalt vähe ruumi või mitte vähe ruumi, selles mõttes ma mahun siia ilusti. Isti on minu järgi paika pandud ja põlved kuskile vastu ei käi ja seljatugi ja need asjad on ka kõik tipp-top korras, aga kuidagi tundub nagu natukene ahtakene, et ma ei tea, millest see tuleb. Võib-olla see paari nädala tagune RAM rikkus mu ära, kus oli siuke tantsuplats siin taga, aga iseenesest virisemiseks nagu põhjust ei ole, aga see on kuidagi selline natukene üllatav moment. Tõenäoliselt on kogu see tagaistujate ruum paigutatud ära siia pagasiruumi, sest tegelikult pikkupidi on siin ruumi piisavalt ja meie mõõdupuuga mahub siin vehkima igat pidi. Küll aga on ta kuidagi natukene selline madal, et kui te tahate mingi kõrgema asja panna, siis igal juhul peate ära võtma selle katte siit pealt. See eest aga saab alla lasta tagumiste istujate seljatoed ja see läheb nii mõnusasti alla, et siin sees kannatab täiesti vabalt ka magada. Auto sees oleva kõige suurema muutuse leiab siit kellade plokist, mis nüüd on muutunud peaaegu kogu ulatuses digitaalseks. Ainukesed reaalsed asjad, mis siin on siis need 1, 2 ja 3 seierit, mis näitavad kütust, temperatuuri ja pöördeid, aga see keskmine osa on kõik selline pilt, mida saab siis enda äranägemise järgi teha selliseks, nagu sa ise tahad. Et näiteks on siis võimalik valida siia keskmise osasse täpselt seda, mida te vaja on ja kui te maastikule sõitma lähete, siis siin on olemas selline asi, mis siis näitab, kui auto töötab sellisel juhul muidugi, kuhu teie rattad on keeratud, et te teaksite arvestada ja siis on siin olemas ka selline variant, mis näitab teie rataste asendit maastikul sõites, et mis asendis mingi ratas on ja kui kõrgele või kui sügavale ta veel laskuda saab, et tast mingisugust tolku oleks. Aga muus osas on see keskmine osa väga huvitav selles mõttes, et te saategi teha endale täpselt sellise lahenduse, nagu te tahate, kas vaadata siis digitaalselt või siis selle joonistatud seiriga varianti ja minu meelest see on üks igavesti selline tore lahendus. Keskelt leiame
samasuguse suure display või selle meelelahutuskeskuse, nagu oli ka paar nädalat tagasi näidatud RAM-is ja ülesehitus on ka täpselt samasugune. Ja mis muudesse materjalidesse puutub, siis näeb see igavesti selline nägus välja, sellised nahalaadsed tooted või nahktooted on ja siia on pandud sükest huvitavat puumoodi asja ka, võib-olla on kui päris puu, aga selle peab igaks juhuks järgi vaatama, aga kuna ta on selline tume, siis mulle väga-väga meeldib. Üks asi, mis selle auto juures mulle eriti ei meeldi, on see käiguvahetus. Käigukastil endal ei ole midagi viga, see 8-käiguline kast töötab selle mootori küljes imeliselt, ei olegi muud kui ainult ülivõrdet selle kohta rääkida, aga see käiguvahetus on ise kuidagi selline veider, et kui tavaliselt te käiku vahetate, siis käib siuke klõnk ja te teate, mis käik teil sees on, siis see tundub pigem nagu olevat mingisugune nupp, et vajutate siin selle ühe nupu alla ja siis peate seda lülitama sellesse asendisse, kuhu te tahate panna ta, aga te peate alati vaatama, mis käik teil parasjagu sisse läks. See on loomulikult dubleeritud siin kellade peal ka, aga see on kuidagi ebamugav, eriti raske on panna teda just selle tagurdamise peale, sest kuidagi ma kipun teda alati üle tõmbama ja siis ta läheb siia N-i peale ja siis ma gaasitan koha peal ja mõtlen, et kus ma nüüd tagurdaks, aga mitte kuhugile ei liigu ja siis jälle niblid ja siis ta läheb jälle pargi peale ja siis ta läheb jälle N-i peale ja ühesõnaga selline asi, mis tõenäoliselt kasutamise käigus ühel hetkel jääb ilusasti selgeks, aga selle nädalavahetuse 1000 kilomeetri jooksul, mis ma taga sõitnud olen, pole mina seda veel endale täitsa selgeks saanud, nii et see on selline natukene veider lahendus. Ja kuna tegemist on maasturiga ja rõhutan sõna maasturiga, sellepärast et hoolimata selle auto ilusast välimusest, millega tõenäoliselt keegi kuskile oksapesusse kohe ei torma, on see auto ikkagi täiesti maastikusuutlik ja selle jaoks on tehtud siia erinevad režiimid ka, mida saab siis nupuga valida. Siin on snow, sand, auto, maad ja rock olemas, mis siis muudab auto enda dünaamikat vastavalt sellele olukorrale ja see ei ole see, et sa keerad lihtsalt snow peale ja arvad, et nüüd on snow ja kõik on äge, vaid ta tegelikult muudab üsna paljusid asju ja muudab ka selles mõttes veoskeemi, et ta jagab seda tagarataste ja esirataste veojaotust ka erinevalt kõikide nende asjadega ja loomulikult nagu maasturi tähisena peabki olema, on siin aeglusti olemas, siis on olemas täiesti hästi töötav selline mäest laskumise süsteem ja siis on loomulikult siin olemas nupud, millega on võimalik autot ülespoole ja allapoole lasta ja vahe on veel nii palju ka, et selles teises nii-öelda off-road 1 asendis eelmise versiooniga oli võimalik sõita minu meelest kuskil 90 km/h, siis siin on see nüüd langetatud 70 peale, nii et kui te kiirus läheb üle 70, siis ta kõigepealt hoiatab ja kui te hoiatusest välja ei tee, siis ta laseb lihtsalt auto sellesse nii-öelda alumisse asendisse, et siis olla aerodünaamiliselt natukene efektiivsem. Uue Grandi hinnad hakkavad pihta nüüd kas 43 800 või siis 46 800. Üks on see, mis on kodulehe peal kirjas ja teine on see, mis on brossüüri peal ja hinnakirjas kirjas. Nii et mine võta kinni. Äkki siis mingi mudel ei ole veel kohale jõudnud, et seda praegusel hetkel päris saada ei ole, et kodulehel teine number on. Aga kui ma nüüd sõitmisest räägin, siis vahest harva õnnestub mul kokku puutuda sellise autoga, millega ma ei jõua kõiki oma sõitmisi ära sõita. Mitte, et mul oleks hästi palju sõita igale poole, aga lihtsalt tahan rohkem sõita, kui mul on aega sõita. Ja see on üks nendest autodest. Ja nagu ma siin enne rääkisin, siis nädalavahetusega keris ette 966,9 kilomeetrit ja selle keskmiseks kuluks olen ma tänase linnasõiduga kokku saanud 8,1 liitrit 100-le. Et tehnilistest andmetes peaks selle 3-liitrise 250 jõulise diisli keskmine kulu hakkama pihta 7,5, nii et see põhimõtteliselt on täitsa sinna kohe äärde ka, et see on nüüd üsna värske auto, ainult 4500 kilomeetrit läbi sõitnud. Aga ma pean siin nüüd ilma ühegi liialduseta ära ütlema, et mina arvan, et see võib täiesti vabalt kuuluda maailma parimate autode hulka, sest siin on kõik olemas, mida mina ühelt autolt tahan. Siin on suur, siin on ruumi, see on maastikusuutlik, see näeb hea, esinduslik, selline käre ja äge välja ja see võtab vähe kütust. Ja selline arva õnnestub sellise mõnusa komplektiga kokku saada, milles on veel mugav sõita ka ja millega sa lihtsalt tahad, iga su keharakk tahab selle autoga sõita. Nii et selles mõttes on see küll olnud täiesti viimase peal kogemus ja seda kogemust ma tahan kindlasti veel ja veel. Et ma ei ole nüüd neid kangeid bensukaid proovinud, aga see
250 diisel koos selle 8-käigulise automaatkastiga töötab väga hästi ja sellel on täpselt nii palju jõudu, et kõik möödasõidud on nauditavad. Võite sõita rahulikult, võite sõita ka kiiremat sõitu ja kui te tahate veel erksamalt sõita, siis on loomulikult olemas ka siin sportrežiim ja siis saate nende väikeste labadega siin rooli juures neid käike vahetada. Ja mis ma siin lõpetuseks oskan öelda? Hind on selline, nagu ta on, aga mulle vähemalt tundub, et ta on küll igat jumala eurot väärt, mida selle ees küsitakse.